Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen taas Toomasega koos. Nii et mina olen Kaia-Liisa Reinut ja minuga on täna siis Toomas Piik. Nii et Jah, kõik on ammu juba oodanud ja küsinud Toomase järgi, et siin ta nüüd jälle on oma seiklustest ja tegevustest pajatamas. ja kunagi oli ka niimoodi Soome televisioonis näitas ühte sellist toredat kuju, mille nimi oli Nasse Onu. Nasse Onu tegi mustkunsti ja siis tegi sellise triki, kus ta kaob ära ja siis ta katuski ära 3 päevaks. Õnneks ta leidis ennast üles ühest hotellitoast. Kusjuures ma mäletan seda Nasse sõdet. Joodikus kloun, eks ju. Aga minuga õnneks niimoodi ei läinud, et ma olen ikkagi olemas, aga noh, nagu ma olen ka öelnud, et kui mul on midagi edastada, siis ma edastan, eks ju. Ja praegust tõesti meile ennustatud selline, noh, kuidas öelda, õigemini ülemineku algus võib ja Nüüd ma vahepeal sa kadusid ära, ma ei kuulnud, mis sa rääkisid, et uuesti, et me ülemineku algus ja sealt edasi ei kuulnud. Et see ülemineku algus võib seda tõesti niimoodi nimetada. Samal ajal tegelikult selle üleminekuga seoses toimus selline, kuidas öelda, nagu võitlus, tegelikult mitte küll nagu klassikaline, nagu seal filmis Star Wars, vaid toimus selline hea ja kurja energeetiline võitlus, kus siis, noh, nagu ka ette on kõik teada, et ikkagi halb kaotab, eks ju, ja nad on praegu agoonias sellest, et nad kaotasid jälle ja meie lähme ikkagi edasi ja praeguseks hetkeks on maale toodud ka selline asi nagu jumalik teadvus, mis ennast ise laiendab siin juba nii-öelda läbi inimeste, läbi mille iganes. Ja see on nagu hea uudis. Teine uudis on ka selline hea uudis, aga ühesõnaga ma kohtusin ühe inimesega ja rääkisin ja tema teavitas mulle, et on olemas selline puu, mis asub väga huvitavas kohas. See puu on tehtud armastusest. Nagu selline kosmiline puhas armastus, mis põhimõtteliselt ongi kõige alus, eks ju. Ja rääkis, et see puu toodab erinevaid vilju, aga need on väga erineva maitsega, mis ei vasta meie ettekujutusele. Ja läksin siis delegeerisin ennast selle puu juurde ja puu on väga, kuidas öelda, suur, jäme, et noh, sekvoiad, mis on siis minu meelest vist Lõuna-Ameerikas. Või Lõuna-Ameerikas. Need on nagu isegi väga pisikesed tema kõrval. Tüvi on ikka massiivne, ma ei hakanud isegi mõõtma mingis meetris seda seal. Aga ma rääkisin selle naisega, et just kui tegu on siis viljadega, mis sisaldavad, need on energeetilised viljad ja mina ütlesin, et minule kindlasti ta annab mingid koorimata kartuleid sealt. Ja siis kui ma puu juurde jõudsin, siis ma ütlesin, et ma tulen. Ta ütles, ma tean, kus kohas sa tuled. Ja sa arvad, et ma annan sulle koorimata kartuleid. Ütles sulle nii või? Ja ütles niimoodi, aga ma ei anna sulle koorimata kartuleid. Ma ütlesin, aitäh. Ja siis ta andis mulle ühe vilja, mis on, see on nagu ananassi peal on selline läheb niimoodi ülesse, aga see oli oluliselt suurem, umbes mingi vähemalt 0,5 meetrine ja see elas, lehed liikusid kõik niimoodi ja mõtlesin teile, et aga kuidas ma selle kätte saan, et noh, kas ma pean selle ära tapma, et see on ju elus olend alles. Ta ütles jah, et nüüd sa saad aru, kuidas on tappa elus olendit, eks ju. Ma ütlesin, et jah, ma olen seda teinud korduvalt ja oma vaenlasi nendele ma ei alasta, et aga oma sõpru ma hea meelega ei puudu. Et
noh, ma sain aru, et see vili on seal kuskil sees. Panin siis selle, võtsin niimoodi kätte, panin maha, natuke raputasin teda ja sealt tuli välja selline ümmargune, kuidas öelda, natuke valkjas, ta ei olnud nagu apelsin, aga natuke meenutas apelsini. Kusjuures sellel viljal olid mõlemal pool külje peal väiksed rattad, nagu mingisugused vankrirattad sellised ja need käisid ringi niimoodi. Nii, vaatan, hoog hakkab maha nagu jääb nagu vähemaks ja siis, kui need mõlemad rattad seiskusid, siis see vili läks nagu katki ja need, noh, vaata, kui me oleme apelsini koorinud, siis on niisugused nagu sellised nagu lõigud, need lõigud olid kõik niimoodi avalised. Ja ma siis sõin seda vilja, ta oli, noh, ma ei ole kõige suurem asi tunnetaja, aga see vili oli nagu selline hapukas. Ei olnud päris hapu nagu sidrun või laim, aga selline hapukas vili oli. Ja siis ma küsisin, et aga mis ma nüüd teen selle ülejäänud osaga, et kuhu ma selle panen. Ta ütles, et jäta sinna maha, et ma saan ise hakkama sellega. Okei. Ja siis ma küsisin tema käest, et noh, et kui vana sa oled? Ta ütles, et noh, teie aastate mõistes ma olen ikkagi miljoneid aastaid vana. Noh, muidugi ta on siis suhteliselt noor. Ütleme nii, galaktilises mõõtmes on ta suhteliselt noor. Aga ta ei olnud nagu mingisugune nagu mingi eksootiline puu, vaid ta oli pigem mingi hiiglaslik nagu tammepuu või mingi lehtpuu selline. Tema võra oli selline hästi lehti täis, aga ta suhtleb jah telepaatiliselt ja siis ma küsisin tema käest sellist asja, et see on nagu, ma saan aru, et see töö põhimõte on see, et ma söön selle vilja ära ja siis minust või mina ise nagu jagan seda armastust kuskile laiali, et noh, selline, ma usun, et see nii on. Ja siis ma küsisin tema käest, et ma tänan sind selle vilja eest ja noh, olin igatpidi viisakas ja ütlesin, et kuule, et aga räägi, kas ma saan sind ka kuidagi aidata. Sina saad mind aidata. Ma ütlesin, täitsa võimalik nendes, ma ütlesin, et noh, et maailma vägevatel on alati mingisuguseid soove, mida nad ise ei saa täita, eks ju. Või ei saa kuidagi neid täide viia. Et oot. Siis ta mõtles natuke, ütles jaa, tõepoolest, et nüüd jäi Toomas natukene kinni siin meil videos. Nii, nüüd sa hangusid meil, et jäid selle koha peal, kus puu mõtles natukene, et kas ta saab sind aidata ja edasi me ei kuulnud. Aha. Et räägi uuesti see koht. Ja siis ta ütles, et tõepoolest, mul oli üks puu, teine puu keegi kuskil kunagi ammu, et ma ei ole teda väga ammu näinud ega kuulnud temast midagi ja andis mulle sellise valgevõitu vilja ja ütles, et nüüd ta viskas mind korraks välja, ma olen tagasi, et räägi edasi. Mingil põhjusel keegi ei taha, et me sellel teemal räägime. Et näitas sulle vilja, valkjat. Andis mulle uue vilja, see oli täiesti selline normaalne, selline suure apelsini suurune, aga ta oli peaaegu valge, natuke väikse tooniga. Ütles, et mine vii see vili sellele puule. Ma ütlesin, et pole probleemi, ma delegeerisin ennast sinna puu juurde, mul ei ole õrna aimugi, kus kohas see on. Ja see puu kasvas meie mõistes kuskil kas Siberis või kuskil natuke jaheda koha peal, kuskil eemal paistis lumi, rohi oli olemas ja ta ei olnud nagu soos, vaid ta oli kuskil nagu sellise
ilmselgelt keegi ei taha, et me seda videot teeme. Nii et Toomas hangus meil jälle kinni. Loodame, et ta on varsti meiega tagasi. Nii, nüüd sa hangusid jälle ja me ei kuulnud seda kohta, et ta oli kuskil soo moodi kohas. Ei, ta ei olnud, vastupidi, ta mõtles, et ta ei olnud soos. Nii. Et jah, et see koht, kus see puu kasvas, oli pinnasega selline, nagu tavaline pinnas, eks ju. Ja siis ta oli halvas seisundis, ta oli väike, võrreldes muidugi selle teisega oli ta nagu kribal. Osad oksad olid ära kuivanud, puu ei olnud oluliselt ega vähem, umbes nagu meie siin, mis meil on siin maa peal Eestis. Ja ta oli halvas seisundis tõesti. Ja siis ma andsin talle selle vilja, mis läks kuidagi tema sisse. See on ju energeetiline kõik. Ja siis ta hakkas nagu väga kiiresti muutuma. Need kuivanud oksad läksid lehte ja ta kogus ennast nagu väga kiiresti, lausa minu silme all. Ja siis ma küsisin tema käest, et kas ma saaksin selle vilja saatjale midagi edasi öelda, et ei ole vaja, me oleme juba ühenduses. Nii vahva. Väga vahva. Et sellised asjad on olemas. Muidugi on. Raske, me peame hakkama tasapisi harjuma nende olemasoluga ja võtma need mõtted ja selles mõttes selle võimaluse, et sellised asjad eksisteerivad omaks, et kui me tahame edasi liikuda inimkonnana. Jah, aga kogemus oli päris huvitav, et seekord ei olnud küll mingit tapmist ega midagi, aga kogemus oli väga huvitav ja loomulikult ma mõtlen, ma lähen sinna puu juurde tagasi teinekord, küsin ta käest midagi. Ta on ju nii vana, ta teab kõiki asju. Selles mõttes ma ei arva, et kasutan teda nagu andmebaasina, aga tema, jah, tal on oma selline galaktiline missioon. Võib-olla me saame siin paralleele vedada selle, mis seal Põhjamaas oli, Asgard või? Asgard, jah. Ja, et seal oli ka ju emapuu ju. Võib-olla see on praegust seal igatahes, kui meid ei lasta Antarktikasse, siis sama vähe lastakse meid ju Põhjapoolusele. Seal on ka valved. Just, et ei ole niisama. Aga kes teab, ja küll me saame varsti teada. Just, vägev. Ja selline jutt, siis selline jutt seekord. Okei, igal juhul suur tänu sulle ja kohtume järgmine kord. Ja järgmine kord.